Kristel, on juba kolmas hooaeg suurel komöödiaõhtul. Nüüd oled sina siia saatesse sattunud. Millised tunded sind valdavad praegu? Hirm ja au kindlasti, sest see on ka jälle päris korralik proovilepanek ise endale ja ikkagi jah, see hirm, et tahad endast parimat anda ja siis on sellised päris korralikud tegijad on kohe kõrval, et see nagu see natuke paneb nagu värisema küll. Sinu tegelaskuju Vigri on ainukene selline retro tegelaskuju selle hooajal. Kui palju sa ise sellest ajast nagu mäletad või kui palju sul oli inspiratsiooni võtta? Ma mäletan, ma ei mäleta seda aga ma mäletan seda, et meil oli küll maal vanaema juures oli see Vigri mänguasi, see vahtkummist või mis iganes asjast ta tehtud oli. See oli olemas. Ma mäletan, tal vist oli veel, varbad olid veel kadunud. Et jaa, aga natuke pidin ikka uurima ja viisin ennast kurssi, mis asi see, mis ta lihtsalt täpselt on. Kuidas üldse on sellist pisut hulluveelset tegelast isegi nagu mängida, et tegelikult tundub, et see on ikka selline väga suur füüsiline pingutus? Jaa, eks proovidajal hoian ennast tagasi ja siis kuidagi lava peal, eks see on see alati publikuga tuleb see adrenaliin ja siis tahad hästi palju teha ja anda endast hästi palju, et ta on jah, küllaltki võtab ikka, naha võtab märjaks küll, et ta on küll tore, ta on alati rõõmsameelne ja tegelikult selles suhtes ma ikka nagu tunnen, et ta on täitsa minu moodi küll. Aitäh sulle ja ilusat hooaega!